Tere tulemast tagasi! Juba hetke pärast saan sulle tutvustada järjekordseid Paljassaare loomade varjupaigas olevaid asukaid ja loodan, et mõni neist jääb sulle ka silma. Nüüd aga räägime ühest loodussäästlikust ja kassisõbralikust tootest. Millega on täpsemalt tegemist, kui me räägime Cat Bioboxist? Cat Bioboxi puhul on tegemist taaskäidult paberist toodetud ühekordsete nii toidunõudega kui ka liivakastidega. Pigem ongi see rohkem nii, et see on nii kassidele kui kassi omanikele, sest et ega siis kass oma karpi ei pese nii-öelda. Et ongi mõeldud nii kliinikutele kui ka kodus kasutamiseks, sest et see teeb kliinikute puhul selle hügienilisemaks, väldib igasuguseid probleeme kliinikutes, et need nakkused kanduvad edasi ühelt kassilt teisele, pluss siis säästab kliiniku jaoks näiteks raha, et kuna see puhastamiskulud ja see veekulu ja see on jälle omakorda tegelikult keskkonnale ainult kulu ja kahjulik, et meie puhul ongi see, nagu see hoiab seda kõike kokku. Ja kodusel pinnal tavainimesi silmas pidades, siis need on nagu justkui ühekordselt kasutatavad nõuded. Kui näiteks on plaanis oma kassil pidada korralik sünnipäevapidu, siis on väga hea võtta kasutusse sellised ühekordselt kasutatavad nõud. Just, väga hea, väga õige. Tegelikult on ka selle tootega sellised asju, et näiteks inimesed on turu peal müünud maasikad nende seest, et kuna nad on selline hingav ja hea materjal ja ta on tegelikult testitud, et ta on täiesti ohutu nii toidu ja kõige suhtes. Kasutatakse seda ka muudes valdkondades peale kasside, aga kassi sünnipäevad on väga hea mõte. Mille moel see toode on loodussõbralik? See toode on loodussõbralik sellepärast, et see on toodetud vanapaberist, ehk siis taaskäidetud paberist ja see toode on ise tegelikult biolagunev. See toode ei jäta endast mitte mingisugust jälgi. Tegelikult on see toode ka komposteeritav. Kui soovite, võite sellega komposti lisata. Teda on võimalik põletada, teda on võimalik igatepidi, et ei eralda mingid mürgiseid gaase ega midagi ja ta on biolagunev. Ja järelikult on see igatepidi nahasõbralik ka siis loomale endale? Ja see on meil ka Tallinnas Kesklaborus testitud, et ta on igati nahasõbralik ja igasuguseid, mitte mingisuguseid kõrvaltoimeid ja aineid sellel nagu ei ole. Ja tegemist on Eestimaal toodetud tootega? Just. Eestimaal Tartus toodame ja kasutame nii-öelda Eesti vanapaberit samamoodi. Ei impordi, ei midagi, et kõik on Eesti toode ja Eesti tööjõud. Kas selline vanapaberist valmistatud liivakast on tõepoolest ka vettpidav? On, võite testida. Et me ise oleme testinud umbes 6 aega. Oleme pannud sinna vett sisse ja ta veab. See veepidevus on tegelikult lihtsalt garantiiks, et juhul kui see liiv ei pea kõike kinni, siis on see, et see kast nagu hoiab selle kinni. Teiseks asjaks on veel see ka, et paljud inimesed on öelnud, et nemad kasutavad oma neid suuri maju, et nemad ei saa seda kasutada, et tegelikult võib neid sinna sisse panna. Ütleme, et aasta jooksul kass seda kraabib, et siis on aasta jooksul või mõnikord pooleteist aasta jooksul vaja ikkagi uus maja osta, sest põhi on ära kraabitud ja see on ääretult raske pesta ja see nagu hoiab selle kasti nagu uuena samamoodi. Siin varjupaigas vähemasti kassidele meeldib nendes karpides ka miks mitte mängida ja lihtsalt lollusi teha. Ja paljudel kassidel meeldib magada nende sees. On ka osad inimesed, kes on pannud käterähti sinna sisse ja siis magavad seal sees. Kuna see materjal on tegelikult lihtsalt selline soe katsudes, et neile meeldib seal mängida ja magada ja kõike teha sellega. Räägime hinnast ka. Hetkel on neid müügil Pet City's ja need on umbes 5 eurot. Maksab see komplekt ja suuremad karbid on samamoodi, kuna sinna mahub rohkem liiva, et siis on samamoodi 5 eurot, on kahene komplekt, kuna seda liiva on harvem vaja vahetada, et see on umbes 2 nädala tagant. Meil on üks loodus, nii et kui meil on võimalus seda kuidagi pidi säästa, peaksime seda kindlasti tegema.